Head õed ja vennad, me räägime täna tähtsast teemast, mida me tegelikult peaksime mõistma iga päev oma eludes, milleks on selle maailma loomus, et see saab kiiresti mööda. See elu, mida me elame siin, on ajutine ja meid kõiki ootab igavik. Ja tihti on lihtne seda unustada, kui me oleme hõivatud oma igapäevaste tegevustega, on see töö, on see kool, on mingisugused kohustused, vastutused või meelelahutus. Aga me ei peaks kunagi unustama, et see maine elu on vaid ajutine ja see ei kesta üldse kaua. Ja see on, kui me räägime elu lühidusest, siis me peame meeles pidama, et seda on lihtne unustada. Et tihtipeale inimesed lähevad taga mingisugust maist edu, on see mingisugune kõrge positsioon, mingi hea töökoht, uhke, ilus maja, auto, kõik sellised asjad. Ja moslemil ei ole see keelatud, aga meie süda ei peaks olema nende asjadega nii tugevalt ühendatud, et see on meie ainuke eesmärk, see maine elu. Aga me peaksime nägema ka suuremat pilti ja selleks on see, et see maine elu möödub ja tuleb igavene elu ja me peame mõtlema, et mida me oleme selleks valmis seadnud. Ja Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles ka, et ole selles maises elus justkui nagu võõras või justkui nagu möödamine rändaja. Ja see hadiid õpetab meile, et me peaks selles maailmas ennast liiga mugavalt tundma. Me oleme justkui rändurid, kes korraks peatuvad kuskil ja siis lähevad edasi. Sest meie tõeline kodu, meie tõeline sihtpunkt on aakhira, ehk siis tulemane elu, teispoolsuse elu. Ja me peame alati küsima endilt, et kas me tõesti valmistume selleks igaveseks eluks või oleme me niivõrd hõivatud oma igasuguste maiste asjadega, et me unustame oma tõelise eesmärgi. Head õed ja vennad, me peame olema teadlikud, et see aeg, mis meil siin on selles maailmas, on tohutu õnnistus ja tohutu kink, mis Allah on meile andnud selleks, et me valmistuksime tulevaseks igaveseks eluks. Iga hetk, mis meil siin möödub, on hetk, mida me ei saa kunagi tagasi. Ja Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles ka selle kohta, et ihtanim khamsan qabla khamsan, lõika kasu 5 enne 5. Shababaka qabla haramik, oma noorusest enne vanadust. Wa sihhatak qabla saqamik, lõika kasu oma tervisest enne haigust. Wa ghinaka qabla faqrik, oma jõukusest enne oma vaesust. Wa faragaka qabla shughlik, ja lõika kasu oma vabast ajast enne oma hõivatust. Va hayataka qabla mautik, ja oma elust, lõika kasu oma elust enne oma surma. Ja see hadiid on väga selge ja konkreetne üleskutse tegudele. Ja Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutsub meid üles lõikama kasu nendest õnnistustest, mis meil praegu on. On see meie tervis, on see meie vara, on see meie vaba aeg. Ja tihtipeale me ei väärtusta või me ei taju nende õnnistuste tõelist väärtust enne, kui me need kaotame. Samamoodi näiteks tervis, meie vara, meie noorus, meie vaba aeg, need on asjad, milles me peaksime olema tänulikud ja kasutama neid targalt, valmistumaks tulevaseks igaveseks eluks. Ja mõelgem, et kui palju meist on näiteks kulutanud tunde või päevi või isegi aastaid ajades taga mingit maist asja, mis suures pildis ei olegi niivõrd tähtis. Kui paljud meist on võib-olla lükanud edasi oma palvuseid või jätnud täitmata mingeid teisi kohustusi, mis Allah meil on seadnud, lihtsalt selleks, et me saaksime, et meil oleks rohkem aega või me saaksime keskenduda sellele maisele elule. Aga see elu on selleks, et me valmistuksime igaveseks tulevaseks eluks. Ja heade tegude tegemise aeg ongi just nüüd praegu, mitte homme, mitte ülehomme, mitte aasta pärast. Et pidagem seda meeles, neid õnnistusi ja püüdkem neid õnnistusi
kasutada nii, nagu on Allahile meelepärane. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Head õed ja vennad, kui me mõtleme selle elu lühiduse üle, siis me peaksime mõtlema selle peale või meeles pidama, et meil ei ole kontrolli selle elu üle. Selles mõttes, et meie ei tea, me ei kontrolli seda, millal on meil siit aeg lahkuda ja pöörduda tagasi Allahi juurde. Iga hingetõmme, iga päev, mis meil on kingitus ja õnnistus. Ja prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, et kui inimene sureb, siis kõik tema teod katkevad välja arvatud 3 asja. Üks on jätkuv heategevus. Ehk keegi on näiteks ehitanud, võtame midagi lihtsamad, keegi on näiteks kirjutanud mingisuguse kasuliku raamatu või mingisuguse väikse voldiku ja inimesed saavad sellest kasu pärast, kas see on siis sadaka džäri. Ilmun yudafa'u bihi, keegi on midagi õpetanud, keegi on õpetanud fatiha, kasulikud teadmised, millest keegi kasu saab. Et keegi on õpetanud näiteks fatiha, keegi on õpetanud vuduud tegema, palvetama, see läheb edasi ka pärast meie surma, see tasu, mis me saame. Au waladin salihin yad'u lahu, või siis õiglane laps, kes palub Allahit oma vanemate eest. Et need 3 asja lähevad edasi pärast surma. Ja see hadiid peaks täitma meie südamed lootusega, et ka kui meie siit elust lahkume, kui me oleme valmistanud ette midagi, mis jätkub, mingid teod, mis jätkuvad, siis me saame nendest kasu ka pärast oma surma. Ja küsimus on selles, et mida me jätame ennast maha, mis on need head teod, mis me praegu teeme, mis ka meile kasu tooksid pärast meie surma. Näiteks meie tervis, mis on õnnistus, mida inimesed ei väärtusta tihtipeale seni, kuni see on kadunud. Kui paljudel meil on näiteks jõudu, et kõndida, seista, palvetada, paastuda, teha Jumala teenimise tegusid, aga me ei leia selleks aega või me ei viitsi lihtsalt. Või meie vara näiteks, et kui palju me vara oleme andnud mingisuguseks heategevuseks. Kas või mingisuguse väikese summa. Ja need on kõik asjad, mille peale me peaksime mõtlema. Head õed ja vennad, nii et see elu selles maises elus on piiratud ja ebakindel, aga tasu heade tegude eest on igavene. Nii et teeme praegu täna iseendale sellise pühendumuse või lubaduse, et me keskendume sellele, mis on meie tõeline eesmärk. Saavutada Allahi heameel ja tulevane elu paradiisis. Ja anda endast parim, et kasutada oma aega, oma tervist, oma vara viisidel, mis aitavad meil saada kasu või mis toovad meile kasu ka tulevases elus. Ja lõpetuseks ma palun, et Allah aitaks meid selles, et aitaks meil elada oma elusid nii, nagu on tähendusrikas tema silmis. Ja et ta juhataks meid, et ta andestaks meile ja et ta võtaks vastu meie teod.